tere tulemast Itaaliasse. Me jõudsime hetkel, kell on 11:30 öösel, jõudsime Duomo juurde ja siin on räigelt massi. Siin on nii palju inimesi, me lootsime, et kui me praegu tuleme, et siin ei ole rahvast, aga me arvasime valesti. Aga me tulime tegelikult sellepärast praegu, et nii kuum on, et homme tundus liiga suur, mis asju nad lasevad taevasse, mingid siniseid lendasju. Duomo paistab, et me avastame siin veits ringi. Siis lähme koju tagasi magama. Siin ta on kogu oma hiilguses. Ma kujutan, et sinna sisse võiks ka väga lahe minna, aga täna me sinna kohe kindlasti ei saa. Ja homme me siia ilmselt ei tule. Aga üli vinge. Aga kell on 11:30 öösel ja elu nagu täiega käib. Ei tea, äkki need ongi inimesed selle sooja pärast. Käisime kiirelt Mäkis, võtsime endale joogid, koksuga, sest nii kuum on. The next day. Me liigume hetkel Milano tsentraalesse, et istuda kiirrongi peale ja sõita Piisasse ja Piisast edasi Roomasse. Aga sellega on üks probleem. Täna, kui me oma korterist välja tulime, siis kõndisime metroopeatusesse ja vastasime, et uksed on kinni, sisse ei saa. Ja võtsime Google'i lahti ja vaatasime, et kohalikud streigivad. Nii et täna pool päeva on kogu ühistransport kinni. Et me oleme liigelnud jalgrataste tõuksidega ja jalgsi, sest kõik metroojaamad on lihtsalt kinni. Täiesti uskumatu, me arvasime, et Pariisis on nagu läheb käest ära, et nad streigivad. Aga hoopis itaallased streigivad. Me saime rongi peale. Siin on küllaltki soe. Meil on nüüd 4 tundi sõitu, enne kui me jõuame Roomasse. Õnneks meie juurde kedagi ei istunud, kuna siin on tühjad kohad. Tuulutama nii palun. Meil on Piisas 3,5 tundi aega, siis me sõidame edasi Roomasse ja Rooma rongiga me sõidame õrnalt üle 2 tunni. Nii et me nüüd pukkame, logeleme, vaatame seriaale ja ma üritan Londoni vlogi valmis teha, kasutada seda aega ära. Ja loodetavasti ma jõuan sellega ka kuskile valmis, loodetavasti. Minu lõunasöök ja ainu lõunasöök on Botnikus, aga seal on nüüd väga hästi lõhnav pasta bolognese. Minu porgandid javad. No ma võib-olla võtan ühe ampsu. See on meie vaade hetkel. Jõudsime Piisa juurde. Torn paistab seal eemal. Nüüd meil on paar tundi aega, et siin avastada, enne kui järgmise rongi peale peame minema. Sealt tulevad kuskilt meie omalt sealt tagant. Kotid on päris rasked. Kui kotte ei oleks elu palju ilusam ka kohe. Aga varsti saame kotid ära panna, kui Roomasse jõuame. Hakkab tulema neid torni kinnihoidmise pilte. Nii lahe vaadata, kuidas inimesed ronivad ja sellega pilti teevad. Oli tore, aga liigume nüüd edasi. Me vistleme hetkel McDonaldsisse, et natuke jahtuda, võib-olla võtta jäätist. Loodan, et siin McDonaldsis on jäätist ja selmises ei olnud. Nagu näha, me oleme väga higised või vähemalt mina olen väga higine. Teised samamoodi. Me tulime Mäkki, me tellisime jäätist ja me tellisime juua. Ja ma sulan ja ma olen lilla. Me mõtlesime, et me lähme nüüd bussiga sinna Piisa tsentraale peatusse tagasi. Ootasime mingi 15-20 minutit bussi ja ei tulnud mitte ühtegi, kuigi buss oleks pidanud selle ajaga sõitma juba vähemalt mingi 4-5 erinevat. Seega ma guugeldasin, mõtlesin, ma helistan sinna lehele, aga me leidsime siis selle veebilehe ka. Ja veebilehel oli siis ilus punane kiri, et bussid ei sõida 4 tundi, sest et itaallased straigivad jälle. Nii et nüüd me kõnnime hetkel jalgsi läbi terve Piisa linna natuke rohkem kui pool tundi, et jõuda oma rongi peale.
see on jube esitav. Ma olin nagu väga arvestanud, et me saame minna bussiga ja sõita 6 minutit. Aga selle asemel on meil nüüd üle poole tunni rindiimist. Mõnusa soojaga. No nii, täna ma olen kohal. Ma olen täiesti higine, nagu täiesti higine. Nagu oleks endale 3 kilo highlighterit pannud üle kogu keha, üle kogu näo. Aga me oleme kohal, kohe. Ja meil on isegi natuke aega veel rongini. Nii et midagi katastroofilist ei juhtunud. Reis tegemata ei jäänud, aga läbi võttis küll korralikult. No nagu ma lihtsalt tahaks teada, mida nad streigivad. Jube. Me saime hakkama Piisa tsentraale. Paistab. The next day. Me oleme jõudnud Rooma ja jõuame kohe Trevi fountaini juurde. Rahvast ma näen juba on megalt. Ilm on soe, kuum. Nüüd lähme vaatame selle üle. Ja siis me suundume ilmselt Jannuga sööma, sest kell on tegelikult juba 5 kohe. Me ei tulnud meelega varem, et sellest kõige kuumemast ajast nagu mööda saada. Siin see purskpäev on koos meeletu rahvamassiga, aga väga ilus on see, nii ilus vesi, vau. Saime söömas käidud, me käisime just Tonino, ma arvan, sellises kohas, loodan, et siit on näha. Ja tellisime ühe kanooli. Nüüd me testime seda, nagu me oleme siiamaani kogu reisi vältel teinud. Kardan, et kui ma siit ampsu võtan, see laguneb laiali ja kukub maha. See ei ole väga magus. Ta on külm, sellepärast ta nähtavasti ei ole veel. Ta ei ole väga külm, ta on siuke soe. No siis ma ei tea. Nagu huvitav. Aha, ei ole. Aga tegelikult on päris hea, kui teile ampska võtta. Miten? Ma proovin. Väga maitsev. Tulime toidupoodi ja tahtsime jäätist võtta, aga kas te panete midagi tähele? Siin ei ole üksikuid jäätiseid. Kõik jäätised on müügil kas siis nagu karpides või siis potsikutes. Sa ei saa osta nagu ühte jäätist, lihtsalt sa pead ostma terve hunniku. Jõudsime järgmisse kohta ja siin ka ehitatakse igal pool. Kahjuks ehitatakse.